Iisrael jälgib ida- ja põhjasuunda, sihtides Hezbollahat. Vaata neid nädalavahetuse intensiivseid rünnakuid. Mitmed paigad üle riigi said Iisraeli rünnakutes pihta. Ööjooksul saime teada, et iisraelased alustasid maismaa operatsiooni Lõuna-Liibanonis. Nad kirjeldavad seda praegu kui piiratud operatsiooni, kuid Lõuna-Liibanonis on tanke ja vägesid. Öised kaadrid näitavad Iisraeli sõdureid Hezbollah alal. Huvitav on see, et teated viitavad, et järgmiste päevade jooksul võidakse kutsuda kuni 450 000 Iisraeli reservväelast maismaa operatsiooniks Hezbollah vastu. On märke, et see laieneb Lõuna-Liibanoni, et viia võitlus Iraani suurima esindaja vastu piirkonnas. Sõbrad. Nii et Rei, kas on mingit infot internetiühenduse kohta, et saaksime näha, mis Iraans rahvaga toimub? Ei. Nad näevad, mis toimub. Jah, see on hea arutada. Teame, et hiljutiste teadete järgi on Iraanis taas suures osas internet blokeeritud, et takistada tsiviilisikutel organiseeruda või valitsust kritiseerida. Pea meeles, et Fox News sai selle aasta alguse protestide ajal Iraanis Starlinki kasutanud inimestega ühendust. Näed, said varem sõnumeid ja pilte väljaspoolt riiki, kui viimasel 2 kuul on see tsiviilisikutele raskem olnud. Teated näitavad, et Iraani režiimi ametnikud otsivad koha peal ukselt uksele neid, kellel on Starlink ja kontakt välismaailmaga. Seetõttu on tsiviilisikutel üha raskem suhelda Iraanist väljaspool olevatega. Meieni jõuab endiselt teateid sisemisest maasurumisest, mis püüab seda takistada. Nädalavahetusel kinnitas kantsler Face the Nation saates, et neil on üle 400 kilo 60% ulatuses rikastatud uraani. Kui küsiti asukohta, vastas ta maha maetud kohta, mille 2025 aastal õhku lasime. Kas on võimalik sellele konfliktile lõpp teha, kui neil on endiselt rikastatud uraan ja nad seda kinnitavad? Kas sa arvad, et mõlemad pooled tunneksid kunagi rahulolu selle lõpetamisega, selle vastasseisu lõpetamisega? Praegu veel mitte. Rääkisin eelmisel nädalal president Trumpiga, kes kinnitas, et Iraan tegutses teises tuumarajatises. Rikastatud uraani kohta tsiteeris Ameerika Ühendriikide saadik Steve Witkoff esialgset ettepanekut. Meil oli 460 kilo, 60% uraani, see on vaid ühe sammu vaugusel 90%, mis on relvataseme materjal tuumapommi jaoks. Isegi 460 kiloga piisab 11 tuumarelva jaoks. Kokkuvõttes pole rahul ei ameeriklased ega iisraellased. Prei, aitäh suleks. Sellest rääkisime nädalavahetusel. Kuidas oleks võimalik rikastatud uraani välja võtta, ilma et meid tabaksid tuumarelvad, ilma meie vägesid ohustamata või suure plahvatuse põhjustamata? See on ohtlik, ma ei tea, kuidas seda eemaldada või kas peaks selle lihtsalt õhku laskma. Tean, et spetsialistid saavad selle eemaldada. Peame kohe alustama. Jaa. See on maetud. Midnight Hammer oli keerulises operatsioonis väga tõhus, kuid probleem on, et nad ehitasid selle uuesti ja lisasid veel ühe koha. See selgitab meie hoiakut. Neile võib usaldada, neil on rikastatud uraan. Neil pole kasulik seda tunnistada. Välisminister ütles selle ilmselt osaliselt Margaret Brennani pärast. See on loogiline ja paneb neid valetajatena paistma. Me ei rikasta uraani üle. 3% see on mõeldud energia tootmiseks, aga nüüd on see 60%. Nädal enne seda. Jah, siis nad valetavad. Välisminister ja president ei kontrolli islami revolutsioonilist kaarti. Seetõttu nad ütlevad, et me ei ründa Araabia naabreid, aga tegelikult nad ründavad neid. Ära väida, et ründad vaid sõjalisi objekte. Näeme, millist kahju oled kontorites tekitanud. Me pakkusime neile uraani, et nad varustaksid oma tuumajaamu ja saaksid energiat. Nad ütlesid ei, sest tahavad rikastuda. Välismaal rikkaks saada ja need tagasi tuua. sellega kutsume lavale endise mereväe tegevjuhi ja Everyday Warriori taskuhäälingu saatejuhi Mike Sirelli. Mike, kust soovid jätkata? Karli küsimus katkestati. Kui kõik need riigid, nagu Trey ütles, lõpuks tarnivad sõjalaevu ja me räägime just nendest, kes sõltuvad naftast, kui Hormuzi väina kaudu, siis see lõpetaks Iraani võime tõhusalt väina läbipääsu täielikult katkestada.
Lõpetaksin. Mõistke, et Hormuzi väin on Iraani relv, mis on suunatud maailma majandusele. See on alati olnud nende juhend. Nii et need saated ei käi enam laevade kohta, vaid on taas seotud energiaturgude kindlustamisega. See pole ainult USA, vaid kõigi riikide huvides pakkuda saatjaid, et tagada stabiilsus ülemaailmsetel turgudel. See ongi eesmärk. Olgu, Mike, palun selgita seda meile veidi põhjalikumalt, taktikalisest vaatenurgast. Mida sa arvad, millised peaksid olema järgmised sammud, et tagada Hormuzi väina turvalisus ja taastada, nagu sa ütlesid, ülemaailmne turvalisus maailma majanduse jaoks? Väga hea küsimus, Karli. Peame naasma IRGC pikaajalise poliitika juurde, mille kohaselt rünnaku või ohu korral, nagu praegu, kaitstakse kodumaad. Nad on alati kasutanud survevahendina Hormuzi väina ning soovivad tõsta sõja hinda nii piirkondlikult kui ka globaalselt. Nii et mehed, lisaks saatjatele peame jätkama nende ründevõime süstemaatilise kurnamise strateegiat ja hävitamist. See hõlmab Kargi saart, kus läbib 90–95% nende nafta ekspordist. Võime näha eskaleerumist piiratud maismaa operatsiooniga saarel, kus Cersei merejalaväelased viivad läbi amfiibrünnaku võtmekohtade hõivamiseks. Sest Kargi saar ei ole neile ainult rahakassa, vaid surub strateegiliselt ka Iraani. See on ülioluline, kuna paikneb strateegiliselt väinas ja toimib baasina, kus saame konfliktis edasi liikuda. Kui palju merejalaväelasi, Ameerika vägesid, sa arvad, et läheb Kargi saarele ja milline on vastupanu Kargi saarel? Millal need väed lõpuks maabuvad? Toord meile teatati, et ründasime Kargi saarel enam kui 90 sõjalist sihtmärki. Saaral paiknevad IRGC mereväebaasid ja naftataristu. Nii et lisaks neile 90 rünnakule näeksid sa eelrünnaku tuld, et maha suruda vaenlane, kes veel saarele on jäänud, samal ajal kui 300–500 merejalaväelast viivad läbi amfiib- ja õhurünnaku, et vallutada see strateegiline ala. Jah, seda ma mõtlen, sa räägid vägedest maa pinnal, mida paljud inimesed siin tegelikult tahavad vältida. Kui see stsenaarium juhtub, kummal poolel oleks eelis? Sa vallutasid strateegilise territooriumi, surusid Iraani majanduslikult ja taktikaliselt, aga tead, tuleb rõhutada, et need oleksid piiratud maismaa operatsioonid, mitte suuremahulised maaväed. See pole eesmärk ja Trump teab, et see oleks vale strateegia, on ju? Iisraeli väed kinnitasid, et Michigani sünagoogi ründaja vend kuulub Hezbollahse, nagu seisab IDF-i dokumendis. Hezbollah komandör Ibrahim Muhammad Ghazali juhtis Badri üksuse relvastust, mis vastutas sadade rakettide tulistamise eest Iisraeli tsiviilisikute pihta sõja ajal. Tema vend Ayman Muhammad Ghazali korraldas eelmisel neljapäeval Michigani terrorirünnaku. Ibrahim hukkus eelmisel nädalal Iisraeli õhuväe rünnakus Hezbollah sõjalisele rajatisele. See tõstatab küsimuse, Mike, miks ühe Hezbollah komandöri vend üldse meie riigis viibib? Eeldaks ju, et usaldades oma valitsust uuritakse selliseid isikuid ja hoitakse neid riigist eemal. Tood, see häirib mind ja paljusid ameeriklasi. Alustan immigratsioonist ja lõpetan jälgimise teemal, mis näitab vajadust tugevdada meie immigratsiooni turvalisust. Me peame uurima kõrge riskiga piirkondadest tulijaid ja tagama nende kohanemise meie eluviisiga. Kui seda ei juhtu, on ameeriklased ohus. See ei ole enam 1950 ega 1960. Elame teistsuguses maailmas, kus juba üks radikaliseerunud üksikhunt võib korraldada selliseid rünnakuid ilma ISISe või IRGC kohaloluta. Nagu Old Dominion ülikoolis, kus kaotasime pensionile jääva sõduri. Ameeriklased peavad mõistma, et 21 sajand on erinev varasemast. Lubame inimestel sisse tulla mitte ainult lõuna poolt, vaid ka nõrkade immigratsiooniseaduste tõttu. Ameerika kodanikena peame olema valvsad. Kui näed midagi, anna teada. Kui on kahtlus, et keegi radikaliseerub, anna sellest teada. Kui me ei taga, et siia tulijad kohaneksid meie normide ja väärtustega, läheb kõik valesti. Nuure jaoks on väga raske neid nõelu heinakuhjast leida, neid üksikuid hunte.
valvsus on iga ameeriklase kohustus.